hommikust! Täna on päevakorras see, et ma ehitan Jänestele siia ühe rõdu juurde nii-öelda sellest plaadist. Ma unustasin enne teid kaasa võtta, aga ma käisin maja juures, tõin selle plaadi. See oli juba sellise kujuga. See kuidagi täpselt sobib sinna. Aga pikkust oli veits palju, seega ma tulin koju. Mõtsin ära, ma tahan teda panna siia niimoodi. Tire. Ja siis ma mõtlesin ära, siis tuli välja, et see on liiga pikk. Läksin tagasi maja juurde, võtsin sae, saagisin ära ja tulin tagasi. Ja nüüd on plaan selline, et ma panen sellele ilmselt kile peale, ma puitu ei jäta, sest kui nad peaksid sinna pissima, siis seda ju välja ei saa. Imendub kohe sisse ja ma ei taha, et see kodu läheks haisvaks. Seega mul on selline kleepkile, mida ma tahtsin kasutada kööki, aga mulle ei meeldinud see nii väga. Seega mul on seda üle ja ma saan panna seda selle siia peale. Need oksad on nõunapuu oksad, mis ma jänkudele tõin. Ma tõin mingi, ma ei tea, 10 tükki neid praegu nii palju alles. Need las olla kõrval. Ja nüüd ma kiletaks selle ära ja siis ma saaks ta kinnitada sinna külge. Mul on kõik trill kaasas, näete, näritud kurk on ka siin kõrval. Eile koristasin ilusti ära, näete, hommikul on ikka selline kohutav, lihtsalt ainult koristepäevad läbi. Aga jänkukesed, teeme teile ühe korruse juurde või? Tahate või? Nii, nüüd on kõik vajalikud asjad olemas. Mul on teipimisest, varasemast köögiteipimisest ja mis ma veel teipisin, ma ei mäletagi. Kappe olen ka teipinud. On need asjad alles, nuga, teravnuga. Ma ei tea, kas terav nii terav on, aga lõika pikka, ma arvan. Nii, mõõdurint, praegu küll kohe pole vaja. Ma loodan jänese puuri peal oma telefon, et nad ümber ei aja seda telefoni nüüd. Nii, selle poole teibin ära. Pean mõtlema, kas ma teen ikka asju õigesti. Jah, selle poole teibin ära. Ta on kas niipidi ulatub. Ulatub küll, siis ma ei pea nii palju raiskama. Natuke üle kattega. Palju mul seda vaja võiks olla. Siiamaani, no umbes siiani. Ei ole nii väga terav enam, näete, jah? Käärid tegelikult võiks olla. Ei tea, miks ma kääri ei võtnud. Ma too käärid ka. Kääridega vähe parem lõigata seda siin. Muidu ääri ja niimoodi on hea lõigata noaga. Siin on head need jooned ka eest, et ilusti joone järgi lõigata. Tuleb sirge lõige. Enam-vähem. Sellel ei ole vahet, niikuinii ma panen otsad sinna alla peitu. Nii. Võtame uuesti üle. Nii, ülekate on ka väga hea. Siit poolt on üle, sealt poolt on üle, igalt poolt on üle. Väga hästi. Jätame siis võrdselt üle. Siit poolt nii palju, kui siit jääb, no siit on ka piisavalt. Ja ega siis ei olegi midagi. Tuleks hakata nagu peale panema. Vaatan, see pind on, ma puhastasin ta ära, aga ta ei ole nüüd mingi hullult ära pestud. Aga no see kleeps on päris hea, ta jääb suht tugevalt kinni. Nii, hakkame siis pihta. Et see äär sirgelt saaks. Siit on sama palju üle. Nii. Teipimine on tegelikult suht lihtne, kui sul on sellised lapikud detailid. Kui sul on mingid, ma ei tea, kaunistusega või sellised. Ma ei oskagi öelda, millised. Kui sa pead vahedesse niimoodi panema, siis see on nagu räve ja suht raske on siis nagu teipida. Muidu kui selline sirge plaat on, siis see läheb mega kiiresti. Ei tule ei mulje ega midagi. Siin on muidugi katkine auk, et sellepärast on selline. Kui midagi on, seda alati lahti tõmmata. Teine kord on see, et kui ma ei tea, kuskile vahesse ei lähe, siis natuke kuuma anda ja siis ta venib vahedesse ka nagu. Aga noh, praegu läheb ikka väga hästi. Ei ole mingit probleemi. Küll ei ole. Nii. Väga hästi.
juba valmis sisuliselt. Siia alla ka suruda. Ma oskad midagi rääkida, samal ajal kui ma teen. Aga imelik on vaadata ka, kui mingi vaikune on ja. Mis ma veel räägin siis seni, kuni ma seda mäkkerdan siin? Mis ma veel räägin siis seni, kuni ma teen seda? Tõni läks täna Tartu tööle. Ja teda lõike siia nurka. Ja ta ei tahtnud üldse minna. Täiesti arusaadav, ma ka ei tahaks. Ehitustöö on ikka nii räme, ta on nii siiba sellest. Kui raha on vaja, siis peab minema, ei ole midagi teha. Vaata, mis järjest teed, ta tõmbab lihtsalt seda. Mis sa kutsud? Ta tõmbab lihtsalt seda võre. Ja siis käib see pauk kogu aeg. Lihtsalt kolistab kogu aeg. Ma vahepeal on arvanud, et kui ta niimoodi tõmbab seda, et äkki ta tahab välja saada. Aga kui ma teen ukse lahti, siis ta ei tule välja. Nad üldse tahavad suht vähe olla nagu väljas, ma ei tea miks. Aga ei taha üldiselt, ma teen lahti, nad vahepeal tulevad välja, mängivad. Aga enamusega, kui ma lahti teen, siis nad lähevad suht ruttu tagasi sisse. Et jama, kui ei taha väljas olla. Selles suhtes, et jaa, see tundub nii igav neid. Aga no ma ei midagi teha ka, kui ei taha väljas olla. Väljas nagu toas väljas. Saad aru, mida mõtlen? Puurist väljas, mitte õues. Aga äkki nad veel harjuvad, ma ei tea. Täna pidin esimest korda üle väga pikka aja laps ise lasteaeda viima. Muidu ma ei pea, sest Toni on nii armas ja teeb ise seda. Aga täna pidin ja see oli suht kohutav mu jaoks. Tegelikult ei olnud sulnu. Aga lihtsalt, ma ei tea, me just sõbrannaga rääkisime ka sellest, et tal on tekkinud ka see, et ei taha üldse välja minna kodust. Kodus on nii hea, tahaks ainult kodus olla. Ja mul on täpselt sama asi. Aga mul on see asi kestnud juba, ma ei tea, mitu aastat. Ilmselt väiksest saati. Kodus on kõige parem. Ta üldse võõraid näha. Ta võõrastega suhelda. Et see on suht raske jah, kui peab kuskile välja minema. Eriti mingi lastele järgi. Ma ei tea, ma ei taha käia lasteaias üldse. Siis keegi, kes meie lasteaias koos minuga käib, siis mõtleb, et ahah. Mitte pool lasteaia vastu midagi oleks, aga seal on inimesed. Ma ei taha inimesi näha. Nii suht jube, ma ei tea. Nii, ja valmis ta ongi. Tea kaua ma tegin seda. Suht kaua. Nüüd tuleb vaadata, kui kõrgele ma seda siia tahan. Umbes nii, et ta ei jääks väga kõrgele. Samas, et tal saaks liikuda. Pean nagu mõtlema. Nii, ma üritan teid kuidagi siia filmi panna. Ma vaatan, kas te seda kohta näete. Näete küll. Nii. Nüüd tegin väiksed märkmed ära. Ja üritan kolmnurgad siis panna seina külge. Kuskil siia nüüd tuleb. Peaks keskele siia, laua keskele. Ma kindel ei ole, kas ta jääb loodi üldse. Aga midagi ikka vast. Nii. Üks on küljes. Tea, kas üldse nägite? Ma ei tea, kas te üldse nägite. Siuke tunne, nagu mu juuksed oleks ees olnud. Vast ei olnud ikka. Ei ole ju nii pikad juuksed ka oma, on ju? Nii. Enam ei liigu. Palju neid kruve võtsin, aga ma ei tea, kas mul jagub. Tüüpiline Laura ei oska ette vaadata neid asju. Tere! Ja uus asi kohe nuusutab. Mis ma siis nüüd teen? Oleks ühte kolmnurka veel vaja vist. Ma vaatan, kas meil vidakas on mingi kolmnurka. Näed, juba leidsin ühe valge. Seda pole alt niikuinii näha, see, et nad erinevad värvi on. Korraks vaatan, kaugele see tuleb. No umbes siia oleks vaja panna, kuskile siia. Siia.
üks sai kinni. Mis edasi? Pean vist puuri lahti võtma. Siit kaudu äkki ma ulatan sinna alla. Puur käib niimoodi lahti, et see korrus käib ilusti ära. Alumine plaat käib ka tegelikult ära. Siit keskelt nagu tuli see välja. Nüüd siit ma peaks ilusti ligi saama. On ja nii, neljukesed. Nii, mul on nüüd 4 kruvi kinni. Ja ma arvan, et ma panen viimase süüa. Püsib ilusti. Oi, näete. Nüüd on olemas. Ja püsib täitsa hästi. Tundub, et on loodis ka. Vaadake, kui ilus nüüd. On ja. Panen kõik kokku tagasi ja siis näitan teile uuesti. Nii, nüüd need on puur puhas. Meelitasin nad söögiga siia. Tume läks alla. Ma ei tea, miks ta alla läks. Kuigi ma just lehvitsin söögiga. Tule üles. Tule üles. Aga Hele ilusti kohe tuli siia peale. Ma mõtlesin korraks, et äkki nad ei saa siia peale kuidagi. Äkki ta on ikka liiga kõrgel, äkki nad kardavad seda nii-öelda lage. Et nad äkki ei julge siia vahest hüpata, aga näed, mis sa teed seal? Valet poolt tuled. Ära tule sealt vahest, ta on mingi hull, ta kogu aeg teeb mingid sellised asju, mis seda võivad vigastada. Tule ülesse, Ninnu. Ninnu. Seepärast see redel kogu ära tulebki. Ta on seal nende nagadega kinni. Ja siis vaata, juba sealt on üks naga lahti tulnud. Tule siia. Vaata, kas sa saad ka ülesse tulla. See on süüa. Vaata, õde sööb sul. Tule siia ülesse. Ninnu. Ta ei saa aru, ta tunneb, et kuskil on lõhn, aga kust see tuleb? Ei, seal on liivakast. Ninnu, vaata. Siin on. Issand, vaata, kus tahab. Siia ülesse tule. Proovi sina ka. Kus ma saan süüa? Kus see läks? Tule vaat siia ülesse. Nännu sai ilusti aru. Tuli kohe järgi. Tule siia. Siin on, näed, jah, siin. Hüppa üles. Ja tule üles, tops. Seal on, jah. Hüppa nüüd. Täitsa lõpp. Mis sa teed? Nännu sai ilusti aru. Ära vette mine. Vaata, Nännu tuli siit poolt. Niimoodi. Ta läks niimoodi. Ops. Ja hüppas siia. Sa oled ikka hullud. Ära vette mine. Nüüd Ninnu sööb. Mis sina teed seal? Bella Lilla. Näed. Vaata. Õpi, Ninnu. Niimoodi peab. Nii, nüüd on mõlemad siin üleval, söövad rahulikult. See on nii armas, minu arust kõik söövad niimoodi. Panin uue heina ka. Nüüd on kõik puhas. Panin selle topsiku siia, et siis hakkavadki siin üleval näiteks sööma. Siis võib-olla on ka natuke positiivsem koht nende jaoks ja kus nad käivad nagu rohkem. Mis sul on? Nüüd söövad ära, siis ma lasen lahti nad. Siis saad nendega mängida. Bella, jah? Sobib või? Okei. Tahab nii. Kui ta küsib midagi, siis ta teeb alati niimoodi. Aga jah. Mis ma tahtsin? Ma tahtsin midagi veel öelda. Oota, Bella.
kui te mõtlete, miks neil ei ole midagi pehmet siin, siis ma alguses panin neile pehmeid asju ka, ma ostsin eraldi neile kõik mingid vaibad ja värgid. Aga nad ei taha neid pehmeid asju, nad otsid, isegi kui mul oli kaetud kogu pind pehmega, siis nad otsid ikka mingisuguse sellise koha, kus oli sile ja ilmselt jahe pind siis, ma ei tea. Et neile ei meeldinud need pehmed kohad. Seega ma jätsin nii, on lihtsam puhastada, kui neile sobib nii, siis pigem hoiangi nii. Vaadake, Hele pikutab seal. Nii tore, kui nad kasutavad seda pikutamiskohana, seda ma tahtsingi. Yes. Ma loodan, et see ei ole ainult ühekordne teema. Seda on äge vaadata, kuidas need nii tihti on niimoodi, et üks on üleval, teine on all. Tumedam üldiselt on all. Talle meeldib rohkem all olla. Ja heledam on selline maadeavastaja. Ma ei tea, vist rääkisin ka, et talle meeldib rohkem kogu aeg kuskile ronida. Ta ronib sinna arvutilauale tooli peale. Ta ronib siit diivani peale, sinna ääre peale üles ronima. Või nagu läheb üles sinna kõndima ja ta tahab kogu kuskile kõrgele minna. Aga tume on näriline. Need mõlemad on närilised. Aga tume, ta põhiteema on närimine. Ükskõik, mida närida saab, tema närib. Ta näris ühed kõrvaklapid ka Tonil puru, nii et jah, tore. See osa on mul kinni panemata ikka veel. Ma tahan seda arvutilaud üles ära viia, siis ma ei pea selle pärast enam muretsema, et seal oleks mingid arvutijuhtmed. Teised juhtmed saaks ära peita ilusti siis, mis on nagu teleka juhtmed, teleka taha seina peale kuidagi, sinna kuhu nad ei saa ligi, et siis oleks selline turvalisem natukene. Noora ka väike abiline siin. Koristab junnikesi. Meeldib vä? Ei! Ei meeldi vä? Lihtsalt kõik need junnid ei siia külge niimoodi. Et meeldib ikka vä? Okei. Et ei arvaks, et ma siin sunnin last tegema. Ise tahtis kohe pakkus, et ime võtad ja... Täna oleme taas maja juures ning arutasime siin majaga seoses ning mõtlesime, et täitsa pekkis. Maja on nii kehvas seisus, et lükkaks hoopis kokku maja. Meil oli nagu, ütleme, kuu aega tagasi ka selline mõte ja arutelu, aga siis me otsustasime, et restaureerime ikkagi. Aga nüüd jõudsime sinnamaani, et me korra mõtlesime ka, et võtame põrandad üles, vaatame vundamentit, nagu siis otsustame. Vahepeal mõtlesime, et okei, restaureerime, mis on, restaureerime ikkagi. Plaanid nii muutuvad kogu aeg ja lõpuks siis nüüd vaatasime, et vundament on ikkagi nii palju pekkis, et peaksime terve vundamendi kas uue valama, maja üles tõstma, vundamendi uue valama või siis teine variant ongi kogu kupatus kokku lükata ja uus maja ehitada. Mis tähendaks seda, et see võtaks kindlasti rohkem aega, kuna paberimajandus on suurem, selleks me peaksime ridaka maha müüdud saama, et me saaks ehitama hakata, sest praegu me saaksime nagu väikseid asju juba teha, mingi summa meil on, aga suuremaid asju plaanisime teha hiljem, kui ridakas on müüdud. Seega, mõtlemisainet on, lõpuks me ikka ei tea, mis me teeme selle majaga. Nagu suht Toni ütles ka, et tal on juba nii siiber sellest kogu aeg lihtsalt mõelda, arutada, muretseda, kuidas saab, mis saab, kuidas parem on, kuidas odavam on, kuidas kiiremini saab. Et ilmselt ajaliselt niikuinii on juba oleme alla andnud, et kiiremini me ei saa siin väga midagi. Aga kui uus maja teha, siis see oleks nagu igati äge, siis me saaksime sellise maja, nagu me tahame. Pindalalt saaksime sellise, nagu soovime. Me peaks tegema 2-korruselist, teeksime 1-korruselise näiteks. Ja üldse uue maja ehitus tundub palju ägedam, aga uue maja ehitus on palju kallim. Ja sinna on vaja ka kõike muud. Nii lammutusprojekti, paberimajandust, et nagu need asjad on, mis on nagu küsimärgi all. Aga minu arust, Toni, kas uue maja kokkupanek oleks nagu kiirem siis või? Kui oleks raha kohe olemas? Ikka. Majaliselt ikka vägagi palju. Mitu korda. Selles suhtes on ka see nagu positiivne. Odavam ka tegelikult. Jah, siis sa saad ju nagu korraliku, sisuliselt sa saadki uus arenduse.
sa teed ju täiesti uue maja. Sa enne mõtlesid, et ta on nagu uus on kallim, aga tegelikult vist ei ole. No vot, see ongi see, et mina ei saa aru, kuidas uus kallim ei ole. Sest et sa pead projekti tegema, asjad ostma, sul on praegu mul siinad olemas, aga siis ma peaks siinad ka ostma. Seinakarkassi siis ja nii. Et, aga noh, väga paljud räägivad, et uus on odavam. Tehke uus, mis te selle vanaga jamate. Nüüd me peaks hakkama siis uurima, kas me võime siia üldse teha sellist uut, nagu meie tahaksime. Ühekorruselist. Kui meil praegu on see alumise korruse pind oli vist mingi 70-80 ruutu, siis nüüd uuele majale tahaksime mingi 150 ruutu vähemalt, et nagu see on nagu mitu korda suurem kui praegu on, et kas seda üldse võib siia ehitada, kui kõik teised majad on mingi nagu teistsugusema välimusega, et noh, seda peaksime nüüd uurima. Aga jama jah, kogu aeg on mingisugused küsimused ja muretsemised ja arutelud, et lõpuks me ei saagi. Ma ei tea, kuna me jõuame sinna maale, et Lõpuks müüa maja maha. jah, olin seda öelnud, et müüme ridaka maa, müüme maja maha ja lähme kuskile mujal üldse elama, et nagu, et ei jääkski üldse siia. Et see on ka mõte, aga samas ma ei suuda. Ma ei taha üldse ära minna siit. Mulle meeldib siin, lastel on kõik asjad siin, sõbrad siin, minul on kõik siin. Ma ei tea, ma ei imesta, kui lõpuks me jõuame ikkagi sinna punkti, et me müüme kõik maha ja lähme minema. Pella kutsub mängima niimoodi jäneseid. Aga jänesed ei saa ju tulla nii. Ahvan puhutas banaani sulle ei anna. See on mingi uus nali või? Te ei teagi seda või? Võnu värk, vaata. Teile tahtis vlogis olla. Nüüd peame filmima. Ei tahtnud. Kogu aeg tahad. Pellaga kohvis. Käi mul selja taga. Laura, kas sa filmid ka täna või? Laura, kas ei filmi? See on alati laim. See on alati laim, ma ei ole. Ära aja. Mis sa nüüd ajad tagasi, kui video käib? Küll. Vähemalt siis ma olen võib-olla 2 korda kuus, nagu ma olen praegu. Jah, näiteks. Ja jagan vabal ajal siis autogramme ka kohalikule kogukonnale. No kohalik on päris palju, kes vaatavad, nii et varsti on see. Varsti olen ma siis kuulus. Jah. Niigi ma olen staarpaigaldaja. No näed. Tiiti, mis sina teed? Davai, tšau. Kus sa lähed? Kartut taabas. Laura ei vingus täna. Toni ei ole kartulit siiamaani toonud. Toni hakkas kohe tegutsema. Laura rohkem vinguma ei peaks, jah? Mul oli meelest lihtsalt, et ma kirjustan talle. Korralik ta on. Ta istub nagu viieline. Pella ongi Kast viieline. on tühi või? Jah. Ta on näiteks ringis auto, siis ma pean muidu panema mingid kiled sinna alla. Noh, et vaata kartul läheb natuke võib-olla pahna. Sul on ju suva, on ju? Sul on mingi full clean set või? Mul on õli seal maas. Kartul saad õliseks, ära pane sinna. Siis on hea. Mul on selle big bag'i pealt, võid selle alla panna. Big bag või? Jaa. Tee rohkem nüüd.